Tere tulemast minu YouTube kanalile, minu nimi on Pavel ja selles videos ma jätkan siis seda arutelu ja probleemi tutvustust, mis on seotud DeWalt käsiketast saega D20V E576. Ma eelmises videos mainisin või rääkisin, kurtsin, et ma ei jäänud sellega rahule, sellepärast, et vaatamata sellistele tehnilistele andmetele, sügavus seal 61 mm koos juhtsiiniga, võimsus 1600. Ma ei saanud saagida ühe korraga läbi siis blanko. Ma näitan selles videos, kuidas saag konkreetselt käitub. Et lugu on selline, et kui ma panen siis täis sügavuse peale, siis ma ei saa korraga blanko läbi saagida. Niimoodi. Näiteks pommkandi maha saagida. Ma pean seda tegema astmeliselt 50 mm puhul, näiteks seal 3 korda, 1,5 sentimeetri siis kaupa, sellepärast, et ta kiilub kinni. Ja mul oli siis selline teooria, et äkki midagi on juhtsiiniga, seal ujub, on ju, eks ole, kui blank ei ole seal sirge ja mul on tihe siis puit, siin saar, eks ole, et need puidusüü veab teda seal, kuskile seal kõrvale, et ta kiilub kinni, kuna pikki kiudu saagimine on kõige keerulisem saagimine. Ma tahaksin näidata teile praegu konkreetselt selle männiplangu näite varal, see männiplank 49 mm, Tisleri kuju, et takistust väga siin ei peaks olema, siis on see sama ketas, CNT ketas, mis ma rääkisin, ma panin kõva jäiga ketta siia alla siis. Ma näitan, kuidas see saag saeb ja võrdluseks näitan teile, kuidas saeb DeWalti sukeldussaag. Need on mu kõik esimesed saed, mis mul algselt oli minu need saagide park. Ja siis kõige esimene saag, näitan ka, kuidas see saeb, on Metabo KS55FS. Ja üks nüanss, mida ma unustasin teile öelda, tegelikult ma oleks pidanud seda teile ütlema, samas oli huvitav vaadata ka, kuidas kes seal mida oletab, aga sellel sael, sellel DeWalti sael, milles siin see lugu on ja jutt käib, et tal puudub kiilunuga, kujutate ette, tal puudub kiilunuga. Kiilunuga mõte on ära võtta ketta pealt koormus, kui te saete piki kiudu. Et ta siis saetud see soon ei pigista seda ketast. Et annab talle vabama tee, on ju. Ja sellel Metabo sael, mis mul oli kõigepealt ka koos juhtsiiniga, et samamoodi puudub kiilunuga. Et see Metabo saag maksab praegu praktiliselt sama palju kui mingi 5-6 aastat tagasi, kui ma ostsin, võib-olla isegi rohkem. See on 130 €. See saag maksab 3 korda rohkem. Ja sukeldussaag on veel kallim, DeWalti jama. Et ühesõnaga pakun eksperimenti, katsetus. Panen selle sae siis täis sügavuse peale. Paneme siini peale siia, on ju. Nii. Et see on väga huvitav asi. Et nii. Natuke veel lisan, on ju. Vabastan selle. Oota, põhimõtteliselt ongi mul põhjas. Nii, panen kinni. Nii, juhe siin ei sega, midagi sega, on ju. Ja mul on siin kuskil 2 sentimeetrit, et seda pinget ka siin ei tohiks olla. Ja vaadake, kuidas asi töötab. Ma ei ole tegelikult ammu seda saagi kasutanud, nagu mõtlesin, ma müüsin selle maha ja siis ma nüüd tahtsin teha sellest kino ja võtsin selle tagasi. Et ma olen ammu kõik need saed välja vahetanud. Selle sukeldussae ma müüsin ka maha, selle Metabos kinkisin ühe vennale, praegu küsisin. Need on need siuksed saed, mis on nii ja naa ütlema, minu seisukohalt. Nii, hakkame siis saagima. Paneke. Paneme tööle, pöörded sisse ja väga siuke võimekas saag, oma nende võimekuse kohast. Nii. See oli juba kõik. Et see oli kõik. Ma sain siin saagida täis selle asjaga kuskil 20 sentimeetrit kuskil. Ketta nagu see läbimõõdu võrra ja siis kuskil kuni 30 sentimeetrit. Et see on selline lugu ühesõnaga selle saega. Ja kas mängib siin rolli
see kiilunuga, eks ole, seda saab niimoodi objektiivselt teada ainult siis, kui sellel säel on konkreetselt, sellel säel pannakse kiilunuga. Ja kõige huvitavam see, et ma ei tea, miks sellel säel puudub kiilunuga. Kui sa ostad sellist saagi, sellist andmetega, eks ole, sul tekib oletus, et sa saad saagida sellist materjali näiteks, 49 mm, eks. Et ma arvan, et mis selle saega, nagu mida ma väidaksin julgesti, et võttes arvesse seda, et seal oli õhuke ketas, siis ilmselt, kus seal üldse probleemi sellega saagida, on saepuruplaat, seal laastplaadid ja tsementplaadid. Ma oletan, et seal see kiilunuga ja mingi, ei mängi mingit rolli. Ja need sügavused ka seal ei ole nii suured, eks ole, ja see peaks kõik seal toimima. See võimekus, kõik, seal ei olegi vaja sellest täist sügavusest seda kasu saada, aga lihtsalt see, et ta on nii võimekas ja tal on selline ketas, joonkiirus, kõik, see annab näiteks seal kuni seal paar sentimeetrit sügavusel väga lihtsa, kerge töö ja õhuke ketas, et minu oletused, mis mul siin kujunes, on selline. Aga nüüd oleks väga sobilik proovida Devaldi sukeldussaag, et ta on kiilunuga. See on 2 korda kallim saag. Vot see on minust väga lahe asi. Ma kohe võtan selle saag ära. Et siuke lugu oli ühesõnaga, et mulle oleks jubedasti meeldinud, et see saag saeks poomkanti ja seda kilpi, eks ole, sest parameetrid on väga uhked tal, eks ole, ja siis lihtsalt selle asjaga niimoodi, nii, sukeldus saag mul siin on ju, et kes ei tea, on ju, võib-olla vaatab esimest korda, ma olen püme, ei näe, nii et võib-olla ma siin, natuke sebin rohkem, kui võiks olla ja see on ka põhjus, miks ma olen kogu aeg prillidega. Nii, paneme sisse asja, et see on põnev, ma ei ole selliseid neid võrdlusid varem teinud, et koos teiega teen praegu ja ma arvan selline info, eks ole, et inimene, kes otsib, midagi võiks olla YouTube'is, nii, augud on teistmoodi, et võiks olla, aine. Muidu, kui sa ostad ainult andmete põhjal midagi, eks, pärast tuled koju, see on nutt lahti ja asi ei saa ja mis viga on ja. Aga minu jaoks on siiamaani see üllatus, et miks keegi ei pidanud vajalikuks panna talle kiilunoa, et see ei ole nagu odavamat sorti saag ja see ei ole kaugeltki mitte lahja saag. Selles mõttes, et ta on nagu korralik saag. Nii, paneme selle siia peale, eks. Vot. Et see on ju sukeldussaag. Ma millalgi teen eraldi video üldse, mille poolest sukeldussaag erineb tavalistest saagidest. Ja siis peale seda me saame selle metaabaga. Minust see on ka hästi pull vaadata. Sest minu arust ma mäletan seda, et see Metaabo saagis, aga ta nuttis, selles mõttes aeglaselt võttis, aga ta võttis läbi, aga tal puudub samuti kiilunuga. Nii et küsimus ongi selles, et kui palju siin sellest kiilunuast on tingitud, eks. Nii, see on põhjas. Ja siin on siuke hästi lihtne sügavuse piire. Nii, ma alustan sellest kohast, kus ma siin, kuskilt siit on, Okei, ma alustan algusest peale. See on veidike nagu, võib-olla mõned millid. Nii, ühesõnaga alustan saagimist. Mida ma ütlen? Seda, et see saag, see sama asi, et ta nutab on ja selle sügavuse peal, aga ta saab korraga läbi. Vot seda ma pidasingi silmas, kui mõtlesin, et see saag ei saa läbi. Aga on see siin kiilunoaga nagu seotud? Ei ole. Kohe proovime selle
Metaboga, tal kiilunuga puudub ja kui Metabo saeb läbi, siis ma tahaks teie käest küsida, mis see on siis, mis selle sae puhul niimoodi nagu põhjustab, eks ole. See on ka eraldi siuke teema ja katsetused. Praegu ma teen pausi, vahetan juhtsiini ära, panen Metabo sae peale. Et nüüd on mul juhtsiini peal Metabo kõige odavam saag, mis mul on kunagi olnud, 130 € ja 1200 vatti ja see väljund võimsus oli 670 äkki või. No ühesõnaga kuskil sinna kanti. Ja siis vaatame, kuidas ta saab. See saag on ka ilma kiilunoata, et see on minu arust väga huvitav eksperiment, sest minu arust see oligi see saag, mis mul nagu nuttis, aga saagis. Nii. Paneme pöördud sisse ja see on uskumatu, kui te tundsite nüüd helist üldse, et see on 130 € saag, täis sügavus, saagis lahti korraga, ja mul oli 2 Dewaldi saagi, see, mis oli 1600, korralik asi, et nende andmete nagu põhjal neid asju ei saa võrrelda. Ma kohe mainin ka, miks ma selle saagi ära, selles mõttes ei enda rahule. Ja siis oli ka see sukeldus Dewaldi saag, et te nägite, ta nuttis, saagis on. Võib-olla seal on vaja ketast nagu panna, siin on kettalugu ka ilmselt mängus. Kas ei olnud see mingi 18 ammast või mis, aga selles mõttes, mis on uskumatu, et see on odav saag, aga ta tegi selle töö ära. Ja see ongi minu jaoks nagu, kummaline, sest see saag, miks mulle ei sobinud, oli see, et kui see on lamesirge, see on hööveldatud ja paksustatud plank, siis ta ujus ja kuna ta siin juhtsiini peal on siin sihukeste liblikatega kinni, mis seda sellisest lõtkumisest hoiavad, siis vahest need lihtsalt lähevad lahti asja käigus. Nad ei ole fikseeritud nagu niimoodi kuidagi. Lihtsalt, ma ei tea, odav lahendus. Dewaldis sihukest asja pole, et ma ühe korra reguleerisin ära selle sihuke tiheduses seal on ja sinna see kõik jäi. Ja siis see läks vabaks ja mängis ja see kiud, kui teda veidki veab, see saagis mul lihtsalt seda juhtsiini saagis. Ja teine põhjus, miks ma siis seda saagi enam ei tahtnud töötada, oli see, et tal on lihtsalt 1,40 m siinid või midagi ja ongi kõik. Et kui sa tahad pikemat asja saagida, siis paned lihtsalt niimoodi edasi selle saesoone sisse, siis saed edasi või ostad samasuguse ja seal on siis siuksed pulgad, vardad, millega sa ühendad ja sellega on seotud siuke asi, seal tekib siuke aste. Ja kas see saag jääb seal korra kinni või jäägi, ühesõnaga see mulle nagu ei sobinud. Ja siis ma mõtlesin, et ma vahetan saed välja, mul on hoopis teised saed praegu siin käibel, mis on juba natuke põhjalikuma kodutööga soetatud. Ja ma kavatsen selles videode sarjas rääkida üldse erinevatest probleemidest ja nagu te panite tähele, et mingisugune odavam saag, näiteks seda saagi võib kindlasti võtta inimene, kes seal mõned saagimised teeb ja kellel selline ebamugavus ei anna ennast tunda, kui ebamugavus, kui ta teeb igapäevaselt tööd. Et see on nagu selline nüanss, eks ole. Minu arust see on väga hea siuke eksperiment ja pange tähele, et siin poole kiilunuga. Nii et seda arutelu võib jätkata, miks Dewaldi saag selliste parameetritega, võimsusega ei saa korraga läbi. Ma mõtlen seda DVE 576. Vot sellised lood, palun pange oma arvamused, kommentaarid, diskussioon video alla. Ja järgmistes videodes ma siis selles sarjas konkreetselt puudutan ka teiste tööriistadega seotud probleeme, näiteks seal ülafreesid. Mul on rääkida teile ka siin lugu oma Triton freesiga, mis seal peaks inimene silmas pidama, kes on selle kas soetamas või võiks teada, et seda mitte kas ära lõhkuda või
ühesõnaga nüansid. Aga järgmist korda neile, head aega!